videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me oleme ja teie seal, kus te olete, sest mingisugune kord peab ikka majas olema. Õudusjutte maalt ja merelt tuleb igasuguste kohalike ja mittekohalike, kohatute ja mittekohatute uudistega. Aga täna on meil stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin ja esimene küsimus Igor Gräzinile olekski. Ütle mulle palun, kui me loeme uudist, et siin-seal põlevad mingisugused naftatehased, tossud tõuseb, me peame rõõmustama, aga kas rohelised rõõmustavad koos meiega? Rohelised ei tee mitte midagi. Tähendab, meil oli eelmine kord nädal tagasi muude juttude sees jooksis läbi see mõte, et jookseb see venelaste flotilla või need varilaevastik ja sõidab siin Soome lahes. Et mis probleemid siin seoses sellega on sõjalisest ja poliitilisest aspektist, aga me nimetasime veel ka seda, et siin on tegemist ka väga tõsise keskkonnariskiga. Ja keskkonnarisk tuleneb sellest, et need vanad laevad, mida Venemaa siis nüüd nafta vedamiseks kasutab, et need vanad laevad, nad on nagu natuke roostetanud ja see rooste on lihtsalt tavalise värviga kinni kaetud, kinni pintseldatud, nii nagu vanasti Hruštšovi aegsetes majades mõnikord, kui põrand katki läks, pandi sinna vaip peale. Aga kõige ohtlikum asi kogu selle pulli juures on see, et kui seda naftat veetakse, siis niipea kui see nõrgukene ja siuke hõre laeva kere peaks saama kuskilt mingisuguse augu, kusjuures selleks ei ole vaja isegi kuskile otsa sõita nagu Titanicu kombel, vaid lihtsalt ühe sõnaga laeva kere lihtsalt väsib ära, nagu metalliga ikka võib juhtuda. Siis need kogused naftad, mis sealt välja voolavad Soome lahte, on ikkagi meeletud. Ja see keskkonnarisk on tohutu. Ja selles mõttes tundub mulle väga imelikuna, et nii meie kui ka kõik võimalikud teised rohelised siin kandis ei ole sellele absoluutselt mitte mingisugust tähelepanu pööranud. Ja tähendab, nemad hoiavad ennast niimoodi nagu kergelt nurga taga, et las vabariigi valitsus ja las peaminister ja las välisminister ja las kaitseministrid mõlemal pool Soome lahti ja need tegelevad nende asjadega, nemad millegi taolisega tegelema ei hakka, see on see klassikaline värk, et rohelised lõugavad ja karjuvad nii palju, kui nad jõuavad, aga ainult nii kaua, kuni see neile isiklikult ohtlik ei ole. Rohelised ei ole mitte piuksugi teinud ka nende ütleme, tööstusjäätmete ja heitmete osas, mis tohututes kogustes Hiinas, siis Mururoa toll, kus katsetatakse ühtesid või teisi relvi ja nii edasi. Tähendab, kõik need asjad, kui ohutult lõuata ei saa, siis rohelisi ei ole. Ja just nimelt sellel praegusel käimasoleval nädalal on seoses rohelistega üles kerkinud terve rida selliseid olulisi probleeme. Kõigepealt mõtleme sihukese nalja peale, et see vana sõbratar ja tuttav Grete Thunberg on ennast jälle sügama hakanud ja osales laeva ekspeditsioonis, kus oli peal 12 või 13 meremeest, mis meremehed, siukesed, lihtsalt nagu tegelased, siuke suur purjekas mitmemastiline, selleks, et formaalselt viia Gaza sektorisse, mis on Iisraeli poolt blokeeritud, Gaza sektorisse viia humanitaarabi ehk toiduaineid. Iisrael võttis nad muidugi kinni, pani lennuki peale, Gretale anti võileib pihku ja mineraalvel pudel kätte, pandi lennuki peale ja saadeti Pariisi. Kusjuures Iisrael ostis talle isegi edasi lennupileti Pariisist Stockholmi. Nii et niisugune käik oli. Ja see nüüd on väga tüüpiline roheline käik pluss selline
selline PR ja sellise lärmamise asi ja karjumise asi ja tähelepanu tõmbamise asi, aga mitte midagi sisulist. See laev nüüd, mis pidi sõitma Gaza sektorisse, mis on siis Iisraeli blokaadi all, tähendab see toiduainete kogus, mis see laev vedas, tähendab usu ja rausu, oli 100 kilo. See on, tähendab oluliselt vähem kui tavalise Eesti külapoe 2-3 päevane läbimüük ja oligi kogu see asi. Aga sisu ei olnud mitte selles, et mingisugused asjad sinna viia, vaid sisu oli see, et teha jällegi reklaami oma sellele tegevusele või vähemalt pääseda televiisori ekraanile. Muide, Iisrael, kes selle laeva kinni pidas ja toimetas oma sadamasse ja see laev seisabki Iisraeli sadamas seni ajani, kuni sinna tuleb peale uus normaalne meeskond, kes selle laeva sealt ära viib. See kogus, nagu ma ütlesin, on kõigest, me räägime kõigest 100 kilogrammist toiduainetest ja need 100 kilogrammi võttis Iisrael, konfiskeeris, võttis ära ja suunas läbi oma humanitaarkanalite. Iisrael annab niigi seal iga päev mitu veoautotäit ja rekkatäis toiduaineid nii edasi. Ja siis selle Kreeta ja nende kokku sahkerdatud see 100 kilo pandi siis selle toiduabi hulka ja nii oligi. Nii et lõppkokkuvõttes see toiduabi läkski sinna, kuhu ta minema pidi. Kui ma nüüd täpsustan, siis selle toiduabiga, mis seal oli tegemist, oli riis, päevaline õli ja siis pampersid lastele. Ja oligi enam-vähem kõik. Ma arvan, et 100 kilo riisi on, see ei kata seda tubagi ära, kus me praegu istume. Nii et ma ütlen, see lärm oli rohkem väärt, kui see asi oli. Nii, aga selleks, et nüüd aru saada, kes nüüd on need humanitaarabi viijad ja nii edasi, kes seal laeva peal olid, ma lihtsalt kirjutasin endale Reutersist välja nende inimeste nimed. Nii et nüüd saagi aru, tähendab, Iisraeli vastu lähevad inimesed nimega Roma Hassan, Jasmir Agur, Tigo Avila, Avar Faizid, Janis või Janis, ma ei tea, Mahmoudi, Sinap Ordu ja veel mõned, eks ole, on ju selline puhas humanitaarseltskond. Ainuüksi juba need nimed ehmatavad ära kelle tahes. Kui nüüd rääkida üldiselt sellest liikumisest, sellest viimisest, toiduainete ja humanitaarabi viimisest Gaza sektorisse, siis on vaja meeles pidada esiteks seda, et 7. oktoobril eelmisel aastal Gaza sektorist Hamas, kes on seal võimul olev islami sihukene organisatsioon ja asutus, viis läbi massirünnaku Iisraeli vastu, kus juures hukkusid Iisraeli tsivilistid. Ja sealt hakkaski see praegune see uus pull peale. Nüüd, mis puudutab aga Hamasi ja kogu selle Gaza blokeerimist, siis see näeb välja tegelikult niimoodi, et tähendab, kõigepealt on maapealne blokaad, mis on, kus siis kõik need läbipääsud ja asjad on Iisraeli sõjaväe poolt blokeeritud ja sellega kaasneb ka mereblokaad ja kõik need Kreetad ja Hassanid ja värgid ja nii edasi, kes nad räägivad, et see kõik on jõle ebaseaduslik, nii edasi, ei ole. Rahvusvaheline mereõigus just sellistes olukordades, kus on teiselt poolt on meil tegemist mingisuguse relvastatud organisatsiooniga ja ohtliku organisatsiooniga, nende mere blokeerimine on rahvusvahelise mereõiguse poolt 100% lubatud. Nii et see Kreeta ja nende teiste möla antud juhul ei puutu tegelikult ka üldse asjasse ja Iisraelil on 100% õigus seda blokaadi pidada. Kusjuures Iisrael erinevalt teistest sealse kandi riikidest on käitunud otsast lõpuni väga ausalt ja väga seaduspäraselt. Nimelt blokaad, mereblokaad peab olema välja kuulutatud. Ja Iisraelil on kohustus informeerida kõiki laevu ja nii edasi, et siin on meil tegemist mereblokaadiga, mida Iisrael on teinud. Ja kui nüüd need igasugused Kreetad ja teised hullud hakkavad nüüd sinnapoole midagi tegema, siis neil on absoluutne õigus see asi
seal ära lõpetada. Esimene kord mereblokaadi rikuti aastal 2010 või 2011. See asi läks väga teravaks. Iisrael blokeeris sisse tulevad laevad sel teel, et seal kohal olid siis, laeva kohal rippusid helikopteritelt visati siis köied alla ja siis laeva peale tulid siis need Iisraeli komandosed ja seal läks paugutamiseks ja seal sai 10 inimest surma ka muide. Aga see on 2010, siis oli 2011 oli midagi, see oli 2015 ja nii edasi. Aga siin nüüd Eesti auks peab ütlema ühte sihukest asja, et kui üldiselt nii ütelda rahvusvaheline demokraatlik üldsus ja nii edasi mõistis Iisraeli tegevuse hukka, milleks puudus igasugune alus. Nagu ma ütlen, Iisrael käitus 100% nii nagu mereõiguse reeglid seda nõuavad, siis Eesti oli üks nendest 6 riigist kogu maailmas, kes ütles, et me toetame Iisraeli, Iisrael on juriidiliselt õigus ja need teised riigid, kes aitasid seda flotillat, ütelda või seda laevastikku kokku panna, on ise mereõiguse rikkujad. Ja kõige teravam protest, mille Eesti siis avaldas, oli Türgi vastu, kus kohas see flotilla hakkas liikuma. Ja mispärast ma seda nii täpselt tean ja kogu seda lugu, sellepärast, et nii 2010 kui ka enne ja pärast seda, ma olin tegelikult kuskil 12-13 aastat, ma olin Riigikogus Iisraeli sõprusrühma esimees. Ja ma kordan veel kord, tähendab, meie selles Iisraeli sõprusrühmas, meid oli 10 tükki, seal 1 või 2 ei kirjutanud alla, aga põhimõtteliselt kogu see Riigikogu Iisraeli sõprusrühm kirjutas sellele alla ja just sellele meie teravale protestile Türgi vastu ja Iisraeli kaitseks. Vähe sellest, me isegi nii palju ei tahtnud, aga tegelikult läks niimoodi, et Ameerika Ühendriigid kandsid või lugesid selle Eesti Riigikogu avalduse, selle meie Iisraeli avalduse ÜRO Julgeolekunõukogus ja Eesti avaldus Iisraeli kaitseks läks ÜRO Julgeolekunõukogu ametliku dokumendina ÜRO arhiivi. Nii et niisugune on värk olnud. Ja nüüd siis, ma ei tea, ilmselt nähtavasti ei olnud inimestel mitte midagi muud teha, nüüd oli tarvis uuesti minna sinna Gazasse suskima. Kusjuures siin tuleb veel meeles pidada ühte väikest asja, Gaasaks, eks ole, Gaza on maakaardi peal vaatate, see on väike ribakene, edela Iisraelis või seal Iisraeli riigist, nagu edela pool. Ja seal on ju siis nüüd niimoodi, et kuna asutus või firma, kes kogu seda asja kontrollib, on Hamas, kelle otsene ülesanne vastavalt tema põhikirjale on Iisraeli riigi hävitamine, siis Iisrael on vastavalt tekitanud vajaliku blokaadi. Ja seni ajani, kuni veel ei olnud võimalik või ei olnud, tegelikult ei tulnud nagu välja selle Hamasi täielik likvideerimine, siis vastavalt sellele siis blokeeriti ka igasugune humanitaar- ja toiduabi saatmine sinna. Gaza araablaste eripära seisneb selles, et nemad on valinud endale Hamasi, mis on väga verine organisatsioon ja antisemiitlik organisatsioon. Nad on valinud selle endale juhiks. Hamas kontrollib kõike seda ja Gaza sektori teine eripära on selles, et vaatamata ei tea mis asjaoludele ja nii edasi, ei ole Hamas ega Gaza sektori elanikud teinud mitte midagi selleks, et ise midagi toota. No kasvatada seal väga ei saa, aga toota saab sealt igasuguseid asju. Kui me tuletame meelde, et seal Gaza all on igased suured tunnelid ehitatud, tähendab millega tunnelid, mis on 10 kilomeetrit pikad ja seal võib 4-5 inimest püsti käia nendes tunnelites, nendega tuuakse relvi ja igasuguseid muid asju Egiptusest läbi Siinai poolaare sinna ja nii edasi. Aga nad ei ole mitte midagi teinud selleks, et nende eneste elu läheks paremaks. Ja ehk teiste sõnadega, tähendab Gaza on siis nagu poolriiklik moodustis, mis on siis terroristide kontrolli all. Mitte kontrolli, terroristid ongi, Gaza ja terroristid on põhimõtteliselt laias laastus üks ja sama.
muidugi ega ei saa eitada, et mingisuguseid asju ju ka Hamas seal teeb, noh peab seal lasteaedu ja mingisuguseid koole ja haiglaid ja see. Aga see on see absoluutne miinimum. Ega silma asjata muide ei käinud Iisrael välja juba 10 aastat tagasi seda ideed ja ta on nüüd seda korranud, et noh, mis me Gazas teeme, et noh, ongi siuke noh, lihtsalt üks siuke kaabakate laager või kaabakate pesapaik ja mõrtsukad ja kõik iganes. Iisrael tegi väga kuldse ettepaneku. Tegelikult oleks nii, et me tõstame kogu Gaza elanikkonna Gazast minema. Noh, las lähevad sinna Jordani läänekaldale või kuskile teise kohta, kuhu nad tahavad. Ja et sinna me loome sellise territooriumi, mis on sama efektne, sama efektiivne, sama tore ja sama kasulik, nagu kas Nizza rannik Lõuna-Prantsusmaal või Miami Beach USA-s, et täpselt, et sinna liiva seal on, meri on imeilus sinine, sinna lihtsalt panna kohale korralikud, noh ütleme korraliku standardiga hotellid, minu pärast kas või sinna igasugused kasiinod ja asjad ja kaardid, mis see teha tahetakse, hakata korraldama mingisugused Gaza suvefestivale, seal rockmuusikat või mida iganes. Idee on isegi olnud Iisraelil, et Gazast üles leida, ütleme need 10 inimest, kellest teha näiteks noh, Gaza rahvuslik kammerorkester ja nii edasi. No sealt annaks ikka teha küll. No mina Gazas ei ole olnud, aga ma olen Gaza piiri lähedal olnud ja selle põhja piiri lähedal, mis oli siin üks nüüd aasta tagasi või kuskil. Ja siis no jumalukene tähendab nii ilusat sinist merd ja kollast liiva ja nii edasi, no ma ei olegi kuskil mujal näinud, kui seal on. Seal lihtsalt tule ja hakka tegema ja tee nii, et oleks hea ja ilus ja nii edasi. Aga seni jääni, kuni Hamasi eesmärgiks on Iisraeli hävitamine ja nii edasi, seal muidugi tegelikult mitte midagi ei juhtu. Igor, mul üks siukene, võiks öelda põhimõtteline küsimus. On ilus ütlemine follow the money. Kuskil peab tulema raha, et tekiks, olgu minu pärast Maidan või olgu see eile just või üleeile, millal see oli. Nägin pilte, kuidas Ungaris suur 15 000 pealine meeleavaldus, nagu ma aru saan ka riigi korra vastu. Siis nägin ma pilte nendest tegelastest, kes organiseerivad praegu meeleavaldusi Trumpi vastu. Ma ei taha teada, kas see on hea või halb, aga kes pärgel neid rahastab, igal ühel neil formaalselt võttes on oma eesmärk. Nii õilis nagu sellel, ütleme Tallinna mõõdus Pärtel-Peeter Perel, kes tahab umbe ajada Aia tänava, et isegi Lasnamäe rahvas käiks seal pinkide peal istumas ja noh, vahelduseks sügaks ka kukalt võib-olla. Ma tahaks teada, mis selle mõte su meelest on? Kas see on rahvalik, rahvusvaheline meelelahutus, et kui massidel ei ole muud teha, tulge, jaurake meiega, me maksame teile natuke pappi ka? Ei, see värk päris nii ei käi, no kas me peame siis nüüd ütlema niimoodi, et tähendab, miks me ei esita endale sellist küsimust, et aga kelle raha eest toimus Eestis laulev revolutsioon? Ja kes maksis selle kinni, et meil on nüüd Eesti Vabariik. Tähendab, kusagil peab olema siis ühesõnaga keegi, kes sokutas Eesti iseseisvaks. Ja nüüd see, et me veel edaspidi iseseisva on, seda et keegi maksab meid jällegi kinni. No mina ausutades seda värki ei usu. Aga Igor, ma olin seal laulva revolutsiooni sees küllaltki tihedalt ja mul tekkis küsimus täna. Neid tegelasi, kes olid laulva revolutsiooni põhikõnepidajad ja niimoodi oleks turvanud terve Eesti Kaitseliit ja armee, siis midagi taolist ei olnud ja keegi ei tahtnudki probleemi lahendada. Ei, aga probleemi ju ei olnud. Kõik läks täpselt nii, nagu ta minema pidi. Kõik oli kokku lepitud. Räägime seal kapust või sellisest asjadest, no üks selliseid huvitavat asju oli, millest oli isegi väike arusaamatus tekkis, oli see, et riikliku julgeolekukomitee ehk KGB Tartu
osakond või Tartu filiaal. Selle komandöriks oli tookord oli siis polkovnik Anti Talur ja need ega nemad ei tulnud raha pärast. Ega nemad ei osalenud kõigis nendes üritustes raha pärast, vaid nad tulid välja ja ütlesid, kes nad on ja et nemad enam nende asjadega ei tegele ja tulid tegelikult täiesti vabatahtlikult ja nad osalesid rahvarinde nendes üritustes, mis Tartus oligi. Tähendab, Tartu KGB läks täie rauaga rahvarindesse. Kas jällegi maksti? Kahtlen sügavalt, sellepärast et maksti hästi siis, kui nad olid normaalne KGB, aga pärast seda, kui nad seda enam ei olnud, ega nad enam mitte mingisugust raha ei saanud. Vaata, siin tekib see probleem. Kes andis neile julgeoleku tagatised? Aga ega nad ei küsinud ju. Lihtsalt läksid üle. Aga kui ma meenutaksin praegu natukene rahva kogunemisi ja niisugusi tipa-tapa liikumisi, kas või pärast Propelleri legendaarset kontserti, siis kukuti ju käsa väänama ikka. Õigel ajal tuligi väänata, mis sellest nii väga. Probleem on tegelikult ju ikkagi selles, et isegi see riskikoht, tähendab, mis ütleme Tartu KGB-snikutel oli, kellega me Taluriga hiljem rääkisime, tema see riskibusiness oli selles, et kes neid kaitses, ta kutsuti Moskvasse välja, Dzeržinski väljakule ja uuriti, kuidas see rahvarinde värk käib ja nii edasi, nii edasi, nii edasi ja öeldi, et noh, kui nii asi edasi läheb, siis me võtame sul pagunid maha, mille peale Talur andis oma pagunid Moskvasse ära ja oli see asi ühel pool, tõsi küll, tema alluvad olid veel küll kõik pagunitega. Tähendab, asi on selles, et suured ajaloolised sündmused peavad aset leidma ajalooliselt õigetel aegadel. Seesama rahvarevolutsioon või laulev revolutsioon 80-81 aastal oleks lõppenud sellega, et 100 üliõpilast oleks kas ülikoolist välja visatud ja nendest paarkümmend kinni pandud ja igast muid asju teinud, seepärast see oli 80. aasta, aga 88. aastal seda enam juhtuda ei saanud, sellepärast et aeg oli teine. Ja me räägime sellest samast ka praegu näiteks Maidanist, kus oli see viimane riigipööre. No, 2-3 aastat enne seda Maidani pööret 2014. aastal, see oli see aastal 2011-12. No seal midagi lausa halvasti ei läinud, aga midagi hästi ka ei läinud. Aga 2014 oli õige aeg. Ja kui aeg on õige, siis raha ei mängi nagu, vaata motiive võib olla väga erinevaid. Revolutsionäärid ja eestvõitlejad ja nii edasi, igal juhul võib olla motiiv. Mõne motiiv on see, et ta tahab saada peaministriks, või tahab saada niisama ministriks või keegi tahab minna ajalukku ja ajalooraamatusse. Need on kõik väga isiklikud motiivid ja need isiklikud motiivid on ju reaalselt ka olemas. Aga no ütleme siis niimoodi, olgu selleks, et see asi nüüd ka vaatajatel kõik selge oleks, tähendab, tsiteerime Karl Marxi. Karl Marxil on olemas selline teos nagu, tähendab, Engels kirjutas, see on siis Ludwig Feuerbach ja saksa klassikalise filosoofia lõpp ja seal taga lõpus on siis eraldi Marxi poolt juurde kirjutatud 12 teesi ja seda nimetatakse 12 teesi Ludwig Feuerbachi kohta. Need teesid on iga 1-2-3 lauset. Ja seal muuhulgas on öeldud, et ajaloo kulgu määravad miljonid inimesed, kes selles ajaloos elavad. Ja iga üks nendest miljonist taotleb mingisugust oma eesmärke. Kes võitleb idee pärast, kes võitleb raha pärast, kes lihtsalt juhuslikult satub kuskile õigesse või valesse kohta ja nii edasi. Ja nüüd tuleb see järgmine asi. Aga miljonite üksik inimeste individuaalsed eesmärgid summas annavad objektiivse tulemuse, mis ei lange kokku mitte ühegagi neist üksikutest miljonitest. Tähendab, miljon inimest, see tahab seda, teine tahab teist, kolmas tahab kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat ja kui me kõik selle asja kokku paneme, siis tuleb mingisugune tulemus, mis ei lange kokku mitte ühegi huviga või mitte ühegi sellise taotlusega kõigist nendest tegelastest. Kusjuures see, et kus on raha nii edasi, ma ei kahtle üldse selles, et ka laulva revolutsiooni ajal ja nii edasi võis ju olla inimesi, kes tulid välja tänavatele raha pärast. Aga teisest küljest me teame niimoodi, et laulva revolutsiooni tulemus ei olnud ju rahaline võit.
tegelikult ju. Aga igaüks tahtis mingit ise ja oma asja. Aga kui nüüd öelda, et kes selle kinni maksab ja nii edasi, ma arvan, et 50, 60, 70% on need inimesed, kellele see kinni maksmine ei pakkunud absoluutselt mitte mingisugust huvi, kes sellisid mingi tegeliku ja õige asja pärast. Kui me rohelistest rääkisime, siis aus roheline oli Juhan Aare. Tema tahtis ka saateid teha ja filme ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga laulva revolutsiooni eesmärk ei olnud ju filmi tegemine. Nii et selles mõttes öelda, et kus see maksab ja nii edasi, vaata, mis praegu toimub, eks ole, Los Angeleses, eks ole, Ameerika Ühendriikides. Kas me tahame öelda, et tähendab, et need 750 000 inimest tulevad raha pärast välja? Aga kui Ameerika maal ilmuvad kuulutused lehtedes, et vajatakse sellele meeleavaldusele tegelasi $50 päev, kirjutage, järelikult Gunnar on ja tahab endale tausta jõudusi, kes mõtlevad ainult oma dollarist ja kogu moos. Jah, aga me peame kokku leppima, et neid, kes tulevad $50 pärast, esiteks neid ei ole arvuliselt palju. Neid ei tule ka 1%, neist ei tule ka 1%. Ja teiseks, neist tühjadest pole ju eriti palju asja. Täna tuleb, homme tuleb ja ülehomme on ta läinud selle pärast. Aga need, kes täna tulevad mingi idee pärast või nii edasi, need võivad jääda ka homme ja ülehomme. Bahreinis olid ka rahutused, mul oli õnn ja rõõm koha peal olla ja ka rahutusi niimoodi külastada, sõna otseses mõttes külastada. Ja milles oli seal probleem Pärli ringteel? Probleem oli selles, et kuttidele maksti teatud summa, kui nad lihtsalt takistavad liiklust, teatud summa, kui nad panevad auto kummi põlema ja viskavad selle tänavale ja raha jooksis. Kui ma olin Aserbaidžaanis Bakuus, ma nägin ka meeleavaldust. Muidu kasutati seal ikka rohelist värvi ja rahvariideid, kui inimesed niimoodi siin-seal liikusid nagu kohalikud on. Seal olid õhupallid, rahvuslikud ilmselt, kollased sallid, ilmselt uusrahvuslikud. Ja vaata, see kõik paneb selle kaatluse ussikese natukene. Tähendab, see on sinu probleem, et kahtlusi, minul ei teki absoluutselt mitte mingisugust kahtlust, ma kordan veel kord. See rahade peale maksmine ja nii edasi ei oma, ütleme niimoodi, maailma revolutsiooni seisukohalt, see ei ole absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Ma olen nõus, et mingisugused, ma olen ise käinud Hiina saatkonda tindipotti pillumas 5 rubla eest, kui ma Moskvas oli, nii et ei, need asjad on kõik olemas. Aga need ei määra ajaloo ja seda kulgu mitte kõige vähemalgi määral, kohe üldse ei määra. Sellepärast meil oli ju see laulva revolutsiooni näide. Võtame siis veel hästi drastilise näite, kus oli revolutsioon, mis oli ka tõesti revolutsioon ja mis keeras kuuendiku maakerast hoopis teise suunda. See, mida nimetati suursotsialistlik oktoobri revolutsioon, mille viisid läbi, eks ole, laevastiku madrused ja Peterburis ja töölised ja nii edasi. Mis rahad nemad said? Mitte pennigi nad ei saanud. Ainus asi, mis võis madrustel natukene olla, et madrusel oli probleem, aga see ei ole jällegi maailma revolutsiooniga kuidagi seotud, et paari laeva peal üks oli laev, oli Katariina Suur ja teine oli imperaator Pavel, kui ma ei eksi, kus madrustel tekkis probleem toiduaine kvaliteediga. Et ühesõnaga, et supid ja nii edasi, et liha oli vanaks läinud ja nii edasi. Ja nemad hakkasid sellest reikima ja nad hakkasid, aga pärast seda nad unustasid selle liha ära, tulid Peterburi tänavatele ja nii edasi. Ja me ei saa ju ometigi öelda, et ütleme nendele tuhandetele, kes hea küll, oktoobri revolutsiooni tegid Peterburis, ütleme laias laastus 3-4 tuhat inimest. Aga selle revolutsiooniga ju pöörati ringi Venemaa, mis on kuuendik sellest. Ja kas tõesti me nüüd usume seda, et näiteks kõik Sava Morozovid ja Tretjakovid ja Smirnovid ja nii edasi, Vene miljonärid ja miljardärid ja nii edasi, maksid selle revolutsiooni kinni, et nende käest nende vabrikud ära võetakse. No ei ole. Ja kus see õige, seal oli üks teine rahakoht, see oli olemas.
aga see oli seotud ainult puhtalt bolševikega, keda oli paar tuhat inimest, oli Saksa kindralstaap. Sakslased muidugi maksid Lenini kinni, aga seal oli ka väga konkreetne eesmärk, kus juures Lenin kindlasti ei tahtnud midagi sakslaste heaks teha, aga ta kasutas ära, et sakslastel raha oli. Ja kogu see sakslaste motiiv seisnes selles, et kuna Saksamaa oli sõda kaotamas ja kõik oli väga kehvasti käes, siis ei jäänudki nagu mitte midagi muud üle, kui ainus lootus, mis oli, et kui saaks niimoodi teha, et Venemaa Saksa vastasena laguneks ära 1917 ja sealt edasi. Ja selleks oli vaja üles leida grupp selliseid inimesi, kes oleksid nõus seda tegema. Kusjuures muide see raha, mille bolševikud said, ei läinud mitte isiklikuks rikastumiseks, vaid läks igasuguste muude asjade tegemiseks, seal igasugused loosungid ja ajalehtede trükkimised ja muud taolised asjad. Keda see asi lähemalt huvitab, ma väga soovitan vaadata Hardi Volmeri filmi Minu Leninit, kus on tegelikult üks kõige tähtsamaid selliseid revolutsioonitegelasi, eestlane pealekauba Aleksander Keskküla. Ja Keskküla oli see, kes läbi ühe bolševiku juhi Parvuse toimetas Saksa kindralstaabi raha Venemaale. Aga ka seal on ju näha, et tegelikult see raha oli üritus maksab, loosungid maksab. No jaa, aga tulemus maksab selle kinni. Sa saad terve riigi ja muide see, mis sa ütlesid praegu, sul on jumalast õigus. Lõhume ära selle kolde, kust sõda tuleb, eks ole, Venemaa lööme mättasse. Täpselt sama kirjeldas ju Hitler oma Mein Kampfis, mis toimus Saksamaal. Korraga Saksamaa ei olnud enam rindel olijate tugi ja tagala. Ja muidugi. Väljas hakkas vihma sadama, aga väga kena. Tont seda teab, mis seal väljas käib, aga mingi liikumine seal on. Okei, ja no võt nii nende asjadega, tähendab, hea küll me puudutasime seda teemat. Lähme nüüd tagasi. Margus läks hakka nüüd vaatama, mis seal näha on. Mulle jääb mulje, et see on vihm, aga... Ei, see ei ole vihm, see on tont teab, mis... Okei, nii. Proovi natuke kõvemini siis rääkida ja. Aga tuleme tagasi meie armsate roheliste juurde. Roheliste eripära väga suures osas muide selles seisnebki, et võt seal on seda rahaarmastust nagu rohkem kui tegelikult mujal. Kui me räägime näiteks seal liberaalidest või minu pärast konservatiivsetest liberaalidest nagu Donald Trump või kes iganes, raha liigub, aga see raha igal juhul ei ole stiimul. Elon Muskil ei ole vaja olla Trumpi kabineti liige ja teenida 200–300 000 aastas. Tähendab inimene, kellest me räägime 250 miljardist, nii et see kindlasti mitte ei ole. Aga muidugi, mis rohelisi puudutab, siis siin muidugi on mõningad nüansid, mida tuleb kahtlemata arvestada, on see, et roheliste väga paljud programmid tegelikult kaudselt on rahaga ja raha saamisega seotud. Ma ei väida, et igal rohelistest eraldi, aga see siuke paha mõte nagu on. Näiteks kas või seegi, et rohelised ei ütle mitte midagi halvasti Rail Balticu kohta. Ma kardan, et siin peaks mingisugune diil olema, et sellel teemal ollakse vait. Siis nüüd see sama Vabaduse flotilla või mis asi see oli, mis see laev sinna minema hakkas. Ka siin tuleb möönda, et seal võivad mingisugused taustaasjad olla. Aga nüüd võib olla üks asi, millest oli juttu just nimelt selle nädala alguses, kus rohelised käisid välja ühe siukese mõtte ja idee, et üks teatud tüüp ravimeid ja õieti ravimite siuke komplekt ja nii edasi, et see on loodusele kahjulik ja selle tootmine oleks vaja ära lõpetada.
no mul on siin üks näide selle kohta, mida ma ise söön, see on metforaal, aga ta võib olla ka metformiin. Noh, niisugune ta on ja väike tabletikene, nagu siin ikka peab olema. Ja noh, võt siukene. Ja siis seda peab siis 2 korda päevas peab seda sööma. Aga meie peame nüüd ütlema selgelt ära selle, et mina ei ole arst. Ja teine asi, mis on tähtis, on see, et see ravim kehtib ja on mõeldud diabeetikute raviks. Ja teda on võimalik osta ainult retseptiga. Nii et ärge keegi mingi ütlema, et te tahate metformiini osta või midagi, küsige ravigi arsti käest, arst annab, võib-olla teil ei tule maksta selle, võib-olla teil ei tule osta seda, võib-olla tule, ma ei tea. Aga miks pärast ma seoses rohelistega seda räägin? Rohelised sellel esmaspäeval käisid välja idee, võt seda tüüpi ravimeid on veel paar tükki kergelt, võt see on metforaal, on olemas veel ka metformiin. No kas suuresti see, aga natukese teise kõrvaltoimega. Miks asi see tablett nii tähtis on? See tablett on tähtis sellepärast, et seda 2 korda päevas süües peab balanksi minema see, mis on seotud suhkruhaigusega, diabeediga. Sest organismis on olemas need toimeained, võib-olla isegi Vassiljev teab sellest, see on seal, siis on insuliin, glükoos, suhkur. Noh, kogu see kombinatsioon on seotud seal energia tootmisega organismis, noh suhkur veel, eks ole, eriti ja nii edasi. Ja kui nüüd ütleme, see suhkruvuse tase läheb alla mingisuguse normi, siis inimesel on väga raske käia. Selles mõttes, et no, sul ongi silme ees parankad. Noh, ütleme, minul on see haigus olemas ja sellepärast üks asi, mis mul alati kaasas on taskus, mul on alati taskus väike tükike šokolaadi, et kui mul see mingisugune teema tekib, ma söön selle šokolaadi ära ja mul saab see asi korda. Selle haiguse nimi on, eks ole, suhkruhaigus ehk diabeet, teda on 2 tüüpi, esimest ja teist tüüpi diabeet. Esimene on see, kus tuleb insuliini ja neid asju tuleb kogu aeg süstida õigel ajal ja diabeet 2, see mis minul on, tähendab lihtsalt seda, et tuleb regulaarselt õigeid tablette süüa. Tegemist on põhimõtteliselt muidega haigusega, mis ära ei lähe. Kui sul see juba olemas on, siis sellega sa sured. Aga noh, tänapäeva meditsiinis pole üldse mingi probleem, see, et sa tunned ennast hästi. Ma võin tuua ühe näite, kus võt selle tüübi ravimiga läks Eestis halvasti ja noh, suri, kes suri esimest tüüpi, see on nüüd siis süstimisega, esimest tüüpi diabeeti oli meie armastatud laulja Tarmo Pihlap, kes oli kõigest 49 aastat vana. Ja tema üks suremise põhjus või noh, mis üks suremise, tema päris suremise põhjus oligi see, et ta mingil põhjusel, kas noh, võib-olla oli viina võtnud või midagi muud teinud või niimoodi. Ta unustas endale õigel ajal selle süsti tegemata, läheb natukene aega mööda, suhkrutase läheb alla ja inimene langeb koomasse. Ja koomas olev Tarmo Pihlap viidi Mustamäe haiglasse. Aga kuna nii palju aega oli juba mööda läinud sellest, kus oleks vaja nüüd see insuliin ära tasakaalustada, et teda enam ei saadudki koomast välja ja nii ta suri. Nii et ühesõnaga see suhkruhaigus on tõsine. Aga Igor, tead, nüüd sa avasid küll Pandora laeka, sellepärast, et ma usun, et hakkab tulema kommentaare. Ütle Igorile, et söögu seda, ütle Igorile, söögu teist. Kas Igor on proovinud ja nii edasi. See on nagu, tead, üks ilus raamat oli Pärast tarku palli. No ainus asi, mis ma võin selle kohta öelda, tähendab, minul üldiselt kogu see haiguste komplekt, mis mul on, tähendab, ükski ei ole selline, mis noh, käiks väga närvidele. No võt see nüüd on, sest selle diabeediga siin peab arvestama. Aga igasugused muud asjad, kõigile nendele ütlejatele ma pean lohutuseks ütlema, et üleüldiselt neid tablette, mida ma söön,
on kuskil ühtekokku 14 tükki, aga ma söön neid 3 korda, tähendab hommikul 4, siis päeval natukene seega ja nii edasi. Ja sa ei panegi tähele, et sul üldse viga on midagi. Ise küsimus on see, et seda peab ütlema, et kui sul siuke kahtlus on sinnapoole, nii nagu oli no ma unustasin ära, millega see metforaal veel seotud on natukene. See on seotud ka kilpnäärmega, aga kilpnäärme talitus on nagu natuke teistsugune. Nii et ühesõnaga kõik, kes ma soovin, ma olen väga tänulik kõikide nõuannete eest, aga tähendab ma 14 tükki söön ja ma 15. enam ei taha. Ja ma muide, võt kui me räägime nendest haigustest üldse, siis neid inimesi, kellel on see teine tüüp diabeeti, tähendab see, mis minul on ja see, mille jaoks siin metformiin või metforaal ja need asjad on, neid inimesi on Eestis 65-70 000. See on ikkagi väga suur number. Aga kõik need 65-70 000 elavad, tantsivad, nagu jube. Üks asi võib-olla, mis veel on, ma pean kurbusega täheldama, et aeg-ajalt on hea, kui teed alkoholi tarbimisse mingisuguse pausi. Mitte see, et sa täiesti loobud, hoid kui jumal, seda ei taha keegi. Aga ütleme see nädalase pausi või kuskil, tähendab, siis jälle organism kuidagi nagu tasakaalustab ennast ära. Ja muide veel enne, kui ma selle haiguse üles leidsin ja tekkis see kilpnäärme probleem ja nii edasi, siis ma käisin ühes haiglas, mind võeti sisse, ma olin seal 3-4 päeva, uuriti ühtpidi, kolmandpidi, neljandpidi ja siis ma tulin haiglast välja sellega, et mul oli isegi sisse kirjutatud sinna paberisse väljakirjutamislehte, et tegemist on tundmatu haigusega. Ja lihtsalt tuleb seda ja seda süüa ja sellega pole midagi öelda. Tundmatu haigusega väga hästi mõelda. Ja nüüd siis meie rohelised on otsustanud, et kuna see metforaal on naftaprodukt, siis ei tohi ohustada maailma naftavarusid ja tuleb ära lõpetada selle tootmine ja selle asemel tuleb süüa. Mida? Keegi ei tea mida. Tähendab, Eestisse see hullus ei ole pärale jõudnud. Miks ma hakkasin sellest asjast ja sellest diabeedist rääkima, muide just nimelt see tablett ja seal paar tükki veel, mis on keemiliselt lähedased, aga hoopis teiste asjade pärast, seal üks on valuvaigist ja mida veel. Ühesõnaga üks grupp, kus neid ravimeid võiks olla 6-7 tükki. Nüüd on siis öeldud, et see on nii kahjulik, kusjuures on kahjulik ümbritsevale keskkonnale. See sama metforaali tabletikene, see, mis ma näitasin, see on see, mis hakkab saastama merd. Tähendab, organism ei omanda seda kõike ja tuleb sortsi välja. Ja tuleb ja lihtsalt, sa pissid ta välja. Aga nüüd kujuta endale ette, kui palju peab üks inimene või palju peavad inimesed pissima selleks, et maailma ookean ära sureks. Kihvt reklaamikampaania tuleb teha ja kurat, kõik kalad saavad ka suhkruhaigusest lahti. Just, aga võt siin nüüd tekibki see küsimus, mis me rääkisime, et võt mida nüüd siis see roheline seltskond, nagu endas. Teiste sõnadega tähendab ookeani või ükskõik mille saaste vähendamine aitab, et kalad elavad paremini ja konnad elavad paremini ja kilpkonnad elavad paremini ja kes iganes elavad paremini, kui seda ravimitüüpi kuskil ei ole ja seda kuskile vette ei lähe. Ainus asi, kes ei saa sellest paremini elada, on inimene. Tähendab, roheliste jaoks on 2 varianti, kas konn ja kilpkonn või inimene. Ja siin on eelis antud täiesti selgelt kilpkonnale ja konnale. Ja see on nüüd lihtsalt üks näide selle kohta, kus üks asi, mis on tegelikult ikkagi peaaegu et hädavajalik. Ta ei ole nii hull, kui nüüd ütleme see insuliinitüüpi nagu Tarmol oli. Aga ta, muide, ega ma ei oskagi öelda. Tähendab, ma tunnen ennast nii hästi, et kogu aeg ja pole üldse mingit probleemi. Ma ei tea, järsku see hea tunne kaokski ära, kui mul seda tabletti enam ei ole. Nii et vähemalt tähendab meditsiiniliselt on selgeks tehtud, et see metformiin ja metforaal on kasulikud inimesel. Aga nüüd tuleb siis ka meie roheliste teema. Ütleme, meil on ju ka, eks ole, see Süleiksa ja Evelin Sepp, kes seal tegelevad selle rohelistega nii edasi. Nüüd, kus on tõusmas jama ühe konkreetse haiguse ravimisega seoses, et eksisteerib oht,
et väga oluline ravim ühe haiguse ravimiseks võib ära kaduda selle idiootsuse pärast, mida rohelised nüüd üle maailma kisavad. Kas sa oled kuulnud, et Evelin Sepp sellest midagi räägiks? Või Suleiksa Hanum sellest midagi räägiks? Ei räägi. Sellepärast nemad on nagu ka roheliste kaasvõitlejad ja no ma ei eeldagi seda, et nad peaksid hakkama võitlema mingisuguste rahvusvaheliste farmaatsiafirmade ja nii edasi. Aga Eesti rohelise üks ülesandeid, tähendab, kui nad tõeliselt tahavad olla rohelised ja seda ka inimese suhtes, et inimesel oleks parem elada, nende ülesanne oleks vähemalt avaldada protesti ja arvestada sellega, et see idiootsus, selle metforaali ja kõige sellega võib mingil hetkel Eestisse jõuda. Ja oht on see, et siis on juba hilja. Aga kuna nad kõik on siukesed, muide ma hakkasin vaatama, kes seda teeb, toodab Berliin Chemie on selle firma tootja. Põhimõtteliselt muidugi, teades, et rohelised meid ei kaitse, on olemas teine seltskond, kelle peale me võime loota. Ja see teine seltskond on see sama Berliin Chemie, kes tegelikult seda toodab ja kes selle pealt kasu saab. Ja kelle huvides kindlasti ei ole, et see asi lõpetatakse ära. Kuigi ma arvan, et nii palju, kui me oleme nendest asjadest ka enne rääkinud, tundes, et siit nüüd hakkab mingi jama tulema seoses rohelistega, küllap hakkavad need Berliini keemikud välja mõtlema mingisuguseid teisi ja no nimetavad ümber nagu Vene Draamateater nimetatakse ümber, ega sisuliselt midagi ei muutu, aga teine nimi ja ohohoho. Ja muide, kui tuletada meelde aastat 25 tagasi vast oli pideva tähelepanu all osooni auk Antarktika kohal, mis aina kasvas ja mis ähvardas välja suretada terve planeedi, sest päikesekiirgus tuleb lidakis sarvede vahele ja inimesed surevad kui kärbsed. Ja kõik see olla ühel põhjusel. Deodorandid, need deodorandid. Ja siis tuli ajakirjanike ühel kokkusaamisel välja, et kõik need uuringud, mis näitasid deodorantide kahjulikkust, oli kinni maksnud üks firma, mis tegeles mitte vaid roll-on deodorantidega. Kas me äkki siin sattume sama jama otsa? Follow the money. Ei, võib-olla tõesti seda. Ma ei tea ausalt öeldes, kui palju teadust selle metformiini selle taga tegelikult on. Aga kui me rääkisime sellest, et see kaob ära ja ega siis farmaatsiatööstus selle pärast kuskile ära ei kao. Ja ütleme, kui meil on olemas selline mõiste nagu sõjalis-tööstuslik kompleks, siis on olemas ka selline mõiste nagu farmatsöötilis-meditsiiniline kompleks. Ja farmatsöötilis-meditsiiniline kompleks, sealt käivivad miljardid ja triljonid, on oluliselt suuremad summad kui läbi Pentagoni. Nii et nii see on. Ja nüüd ütleme, üks selline tegelikult tekitab pigem probleemi patsientidele kui sellele firmale. Kuigi firma kahtlemata, kui tal on sellise asja välja mõelnud ja hästi töötab nii edasi, miks mitte seda edasi lasta. Aga see, et kuidas teed ühte ja tuleb midagi muud, on väga hea näide on selle kohta. On kuulus seksuaalravim nagu Viagra, mis on pärit firmast Pfizer ja Pfizeri laboritest Austraalias. Ja see ravim, mis oli siis, millest sai Viagra, seal story oli lühidalt öeldes järgmine, et on olemas mitu haigust ja eriti üks haigus, mida inimesed ei oska ravida. Ja see on laialt levinud ja küsimus on, mida teha. Ja leiti ravim selle haiguse vastu. Ja see haigus on nohu. Põhiprobleem seisneb selles, et tegemist on siin limaskestade põletikuga, kust siis, millega kaasneb põletikuline protsess, mille tulemusena tekib tatt.
ja nüüd, et kuidas seda teha ja nii edasi, et nüüd oleks vaja kuidagi teha niimoodi, et veresooned, mis siin sügavamal ninas on, et need võtaksid vastu rohkem verd, tõstaksid temperatuuri siin ninas üles, aga tõstaksid muide temperatuuri ka kogu organismis. Ja siis sellega kõik need viirused ja batsillid ja pahalased ja nii edasi, need siis nagu kaovad ära. Ja see oli selle asja idee ja nad saidki sellise asja valmis. Ja ma käisin selles firmas, ma ei tea, kuskil 10 aastat tagasi, mind kutsuti sinna laborisse loengut pidama poliitika ja meditsiini omavahelistest seostes. Et kuidas poliitika võib hästi ja halva, enam-vähem see sinu jutt ka, et kas poliitikuid saab mõjutada ja nemad, siuke värk, ütleme 15-20 inimest, seal laboris istusid ringiratast ja siis veel, eks ole, inimene kuskilt kaugelt tulnud ja ajasime sellest juttu ja siis nad rääkisid, et selle Viagraga seas nii selgus üks väga huvitav asi. Et niipea kui need tabletid, need nüüdsed kuulsad sinised tabletid valmis said, siis jagati need tabletid kätte seal 10 partiidega kõigile nendele laboritöötajatele, kellel oli siis õigus ja lubadus, anti ka allkiri seda rohtu proovida enda peal. Et kas ta töötab või ei tööta ja nii edasi, aga see on vabatahtlik. Seda juhtub muide sageli, et paljusid rohtusid nende rohtude väljatöötajad söövad ise. Penitsiliin näiteks, Fleming ja kes iganes. No vot, ja siis see pull käis ära seal erinevates, aga mitte ainult see labor, vaid kogu see suur vabrik, mis seal oli kuskil 300-400 inimest. Vabatahtlikult, tasuta, 10 tükki ja nii edasi. Asi võttis suhteliselt kaua aega, sellepärast, et see aeg, kus nad oleks kätte saanud endale 20 nohust inimest, võtab aega. Tähendab, eriti Austraalias seal ei ole see nohu eriti laialt levinud. Oli ühesõnaga kõigil anti, aga siis tuli hakata ootama, kellel see nohu tuleb ja kellel seda nohu ei tule. Ja nohu tuli, neelasid ja need laborimehed vaatasid, see tulemus 0. Absoluutselt mitte mingit kasu ei ole. Et ei nohuga ei ole mingit kasu ega mingi teise põletikuga, et üldse kasu ei ole. Ja siis pandi laboripäevikusse pandi kirja, et oli siukene eksperiment, viidi läbi katsed ja nii edasi, aga põhimõtteliselt kogu see eksperiment läks perse. Mingit kasu sellest asjast ei ole. Aga ühel hetkel keegi seal mingi noor magistrikene või keegi ülikoolist tulnud siuke poisikene, kes seal laboris ka töötas või oli praktikal, märkas ühte omapärast asjaolu, oli see, ja siis öeldi nii, et kuna see ei tööta nii edasi, et siis kõik see, mis alles jäi, et tooge kõik need tagasi. Et me ei lase seda vabrikust välja, sest mine tea, mis kellegagi seal juhtuda võib nii edasi, aga ühesõnaga see on meil vabriku sees, kõik tabletid, mis üle jäid, andke tagasi. Ja hakatigi andma tagasi, aga siis see väike magistrikene või see poiss, see panidi huvi pärast tähele, et tagasi andsid tabletid ainult naised ja mehed ei andnud. Ja siis ta kontrollis, mis hädad seal ja kuidas oli ja nii edasi. Ja siis selgus, et see idee, et veresooned paisuvad ja nii edasi, nad paisuvad küll, aga nad paisuvad mehe suguelundis. Kõvaks läheb. Sellepärast just, et see, mida ninas ei toimunud, see siis allpool vööd toimus. Ja siis hakati seda asja kontrollima veel kord ja veel kord. Ja selgus, et ongi leiutatud ravim, mis aitab potentsi tõsta. Ja siis tuli talle see nimi Viagra, mingisugune endine nimi oli tal mingisugune, kas RR502 või mingisugune labori nimi, aga siis tuli Viagra ja Viagra nimi pärines jällegi sellelt noorelt poisilt, kes seal praktikal oli ja selle Viagra nime ütelda originaal või see, mis oli Niagara kosk, et Niagara kosest ja siis ja niimoodi tekkis see ravim sinna. Meile kõigile. Muide nüüd on ju niimoodi, et neid Viagra tüüpi ravimeid on ju tegelikult minge apteeki.
noh, Viagra on minu teada praegu ja seal veel mõned on praegu ka retsepti all. Noh, seoses südame ja mingite asjadega, et mis võivad tekitada seal probleeme ja nii edasi. Aga kui te lähete lihtsalt mingisse suurde keskmisesse apteeki siin samas Tallinnas, Tartus veel eriti ja nii edasi, Helsingis üliopisto on apteeki ja sinna, siis neid Viagra laadseid ravimeid on riiul täis. Tähendab nüüd, kus see põhimõte on teada, mida peab saavutama veresele, need keemilised grupid seda teevad. Noh, nüüd Viagra on kuskil siukene seal taganurgas, siuke kehvakene, vaesekene, kõik on juba kuidagi nagu ära unustanud, kus kohast see asi tuli. Muide, see tuletab mulle meelde ühte asja veel seoses ühe teise firmaga, mille nimi on Bayer. Meil on ka tema ravimeid olemas, ta kirjutatakse Bayer, aga siis mitte nagu saksa Bayeriga, vaid Y-ga Bayer ehk Bayer. Ja üks nende selliseid kesksemaid selliseid firmasid asub sellises linnas nagu Elkhart. See on nüüd 30 kilomeetrit sellest kohast eemal, kus ma Ameerikas elasin. Elkhart ja Elkharti ja seal on see Bayeri üks tähtsamaid selliseid farmaatsia asju ja nii edasi. Ja Bayer oli väike firma Keskläänes. Elkhart, praegu on seal 10 000, ma arvan 20 000 kunagi ehk oli South Bend, kus see minu Notre Dame on 70 000. Ja see on siuke hõre väikene siukene asjakene. Ja Bayer tegi oma esimese miljoni. Praegu siis võiks öelda 120 aastat tagasi, kuskil 1905, 1907 ja nii edasi. Ta oli tähtis penitsiliini tootja, aga neid on ju ilmtäis, Eli Lilly seal samas Indianapolises ja mis iganes. Nii et see chemii Berliinis, millest me praegu ju rääkisime ja nii edasi, nii edasi. Ja nemad tegid esimese miljoni küsimus, millest? Millisest rohust või millisest asjast ja nii edasi. Ja nad tegid miljoni sellest, et sihukesed väiksed, eks ole, purgikesed nagu meil ka, eks ole, on mõnikord, või olid, praegu vist enam ei ole, seal need tabletikesed. Ja nemad siis tegid sellise triki, et nad sinna purki panid vatitopsi, tutti, tablett, niimoodi, ja siia peale tabletid ja siis siia vatt peale ja kork kinni. Nüüd küsimus, miks see vatt tähtis on? Seda on ju, et seal on väga palju vaba ruumi, kui tabletid on ära söödud ja nii edasi. See on õige osaliselt, aga põhikonks oli selles, et selle vati tupsuga jäi ära tablettide kõrin selles purgis. Ja kujutage nüüd endale ette, lähme siis selliste asjade juurde nagu nahkhiir või lõbus lesk või midagi muud. Ja kui me vaatame kõigi nende härrasmeeste peale, kes on frakkidega ja millega iganes ja nemad seal tantsima minnes või rääkides või istudes või nii edasi ja neile hakkavad taskus tabletid kolisema. On ju kole tegelikult. Ja sellepärast see vati panemine sinna osutus tähtsaks. Tähendab, need tabletid, topsid muutusid vaikseteks. Eks ole, nüüd ma tean, ma võin teha seda nii. See ei ole nii, et sa võid teha. See peab olema keegi esimene, kes selle peale tuleb. Ja ma arvan, et mis arvan, ma tean lihtsalt, et seal kuskil 2-3 aasta pärast oli kõikides ja pärast ju meilgi igal pool ja nii edasi. Oskar Lutski räägib siin oma apteegi aegadest 1920 kopikatega, eks ole, et kus ta nägi esimest topsi seal vatiga ja nii edasi, kusjuures ta ei ütle miks. Ja ega pärast seda, kui esimene on osanud midagi välja mõelda, ega siis teistel pole suur kunst seda järgi teha. Aga tähtis on see, kui sa armastad juba rahast nii väga rääkida, siis võrdud selle peale niimoodi, et aga selle esimese partii ja esimese aasta nende purkidega pluss vatt tehti see miljon ära, millest sai edaspidi nüüd selline kuulus kompanii. Aga kui me nüüd jälle veel korra lähme selle
selle rohelise asjanduse juurde, siis nüüd hiljuti kirjutas, see peaks olema kolmapäeval, ta tuli välja, võib-olla ta kirjutas teisipäeval, oli Lauri Vahtre, kes kirjutas sellest samast Gretest ja kasutas ühte väljendit. Vot nüüd on jällegi, eks ole, mina ei ole selle ala inimene nii professionaalselt, aga ma olen selle ala inimene patsiendina. Tähendab selles mõttes, et ma olen psühhiaatria teemadega olnud kokku puutunud oma asjade pärast. Ja see Lauri Vahtre räägib sellest Gretast, kes on nüüd muide juba 22 aastane, kujutate, kuidas aeg jookseb, 22 aastane. Ja et tegemist on noore naisega, kes põeb Aspergeri sündroomi. Ma arvan, et Vahtre vaatas selle kusagilt järele ja et see vastab tõele ja see vastabki tegelikult mingil määral tõele. Nüüd me peame esitama küsimuse, mida see Aspergeri sündroom tähendab ja kuidas ta siis nüüd selle Greta ja terve rea teiste rohelistega, kuidas see välja lööb ennast. Aspergeri sündroomi nimi tuleneb Austria arstist Hans Aspergerist, kes uuris sihukest asja, ühesõnaga, ta oli ikka kergelt fašist ka, mitte nii väga, aga ikkagi. Tähendab, tema tegeles lastega ja tema uuris, millised lapsed on, ütleme, sotsiaalselt viletsad ja ei suuda eriti suhelda ja kellel on probleemid mängudega, kes on valmis mängima ainult ühte mängu, ütleme kogu aeg, aga kes ei ole valmis muutma oma tegevust sealt ühest eesmärgist teisele ja nii edasi. Ja tema uuris neid lapsi põhimõtteliselt selle eesmärgiga, et üles leida need lapsed, keda tuleks hakata siis kohandama, kas lastekodudes või kusagil mujal, just Austria lapsi, keda tuleks nagu aidata järje peale, et neist saaks nagu normaalselt suhtlevad inimesed. Ja ta nägi, et see tegelikult on selline üks autismi variatsioon, tegeles 20-ndatel, 30-ndatel aastatel. See oli siis Asperger. Mis mina? Asperger. Asperger, jah. Ja Asperger. Ja seal siis, et mis, kuidas ja see. Ja see nimi omistati sellele asjale kuskil alles 50-ndatel aastatel. Aga nüüd, kui me räägime nendest mõningatest tunnustest, siis ühesõnaga, kuna tegemist on autismi variandiga, siis seal on mitmed sellised autismile lähedased tunnused. Esiteks suur probleem sotsiaalse suhtlemisega. Teiseks probleemid, kus sotsiaalses suhtlemises ollakse orienteeritud ainult mingisugusele ühele teemale. Antud juhul rohelised ja kõik see värk sinna juurde. Ühesõnaga terve rida asju, ma ei ole spetsialist, aga selle Aspergeriga on niimoodi, et Lauri Vahtre ütleb, et see on selle Greta probleem. Ja ma arvan, et mitte temal, vaid ka teistel inimestel võib see probleem olla. Ainult, et temasugustel, mäletad, võtame siit nüüd tagasi, kus me rääkisime sellest flotillast, mis läks Gaza sektorisse. Tähendab, formaalne ettekääne oli viia toitu Gaza sektorisse, sisuliselt viidi 100 kilo. Ehk teiste sõnadega, tähendab, see viimine oli nüüd siis see asendustegevus või see sõitmine, mis tegelikult ei olnud üldse kuidagi seotud nende probleemidega, mis seal Gazas oli. Nii et ma ei ole kindel, et me võime öelda kõikide nende kohta, et nendel on Asperger olemas, aga kinnisidee, see idee fiks, mis närib inimese hinge ja ei lase sammu vasakule ega paremale teha. Just. Kohe näha, et Vassiljev on su ära õpetanud. Nii, siin juhtus muide üks huvitav asi, mille kohta ma nagu ei osanud ka kuidagi midagi arvata ja öelda, oli see, et Eestis
Eestis viibis Palestiina, noh, tinglikult öeldes siis nagu välisminister, aga õieti Palestiina selle vabastusorganisatsiooni välisasjade komissar või nii edasi. Ja probleem nüüd mingil määral oli see, et tema võttis vastu ja temaga kohtus Juku-Kalle Raid kui selle Riigikogu mingi väliskomisjoni see tegelane. Nüüd küsimus on selles, et esiteks, kas me pidime sellega kohtuma ja kas me pidime kohtuma nii kõrgel tasemel, see on siis punkt 1. Ja teiseks, millist Palestiina poliitikat Juku-Kalle Raid esindas. Sellepärast, et üks teooriaid, mis väga levinud on see nõnda nimetatud 2 riigi lahendus, two state solution. Ehk esiteks meil on siis Iisrael ja teiseks meil on siis Palestiina ja 2 riiki eksisteerivad teineteise kõrval. See on isegi Eesti peaaegu ametlik seisukoht. Aga siin mina peaksin jälle omakorda ütlema, et see 2 riigi lahendus ei ole minu arvates kuigi hea idee. Ja olles olnud Iisraeli sõprusrühma esimees ja nii edasi, ma olen seda siis öelnud ja ütlen nüüd ei tea 10. 11. korda, et tegelik lahendus on ikkagi 1 riigi lahendus. Ja mitte mingisugust Palestiina riiklikku moodustist seal olla ei tohi. Sellisel põhjusel, et niipea kui seal on Palestiina riik, tekivad tal igasugused huvitavad kontaktid ja seosed. Hakkame peale kas selle sama Iraaniga näiteks relvade osas. Iraan saadab Palestiinale relvi, mis siis hakkab saama. Kui kaua aega on Palestiina riik võimeline taluma Iisraeli enda kõrval olukorras, kus nad ametlikult Iisraeli ju täielikult eitavad. Nii et selles mõttes ma olen öelnud seda ja jään selle juurde, et tegemist saab olla ainult 1 riigi lahendusega. See tähendab seda, et Iisraelile on vaja tagada see julgeolek ja nii edasi ja palestiinlased tehku mis tahavad. Õieti tehku mis tahavad. Variantid on ju tegelikult olemas. Palestiinlased võivad rahulikult minna üle või teha mingisuguse liidu või ühendriigi või nii edasi kõrval asuva Jordaaniaga. Hamas ja need tuleb lihtsalt füüsiliselt likvideerida, nii et neid ei jäägi üldse enam alles. Tähendab, need tuleb maha tappa nii palju, kui see vähegi võimalik on. Ja need, kes tahavad ellu jääda ja nii edasi, need tulevad siis jällegi Jordaania lääne kaldale ja elavad siis seal ja nii edasi. Sellepärast, et fakt on see, et Jordaania ja Iisraeli suhted on olnud ja on ka praegu igatepidi normaalsed. Jordaania ei kiida Iisraeli kogu aeg, aga Jordaania kogu aeg jälgib ka seda, et Iisraelil seal Jordani jõe paremal kaldal ka väga halvasti ei läheks. Kõigis nendes olukordades, kus veel Yasser Arafati ajal Jordani lääne kaldal püüti Iisraeli kallale minna nii edasi, siis Jordaania oli see, kes tegelikult, kuidas nüüd öelda, pani selle paugud tagalasse niimoodi, et palestiinlased ei saanud sinna sõdida. Nad ei kiitnud, nad ei öelnud, et me oleme liitlased ja nii edasi, aga nad on vaikselt kogu aeg olnud Iisraeli poolt. Ja see põhjus on muidega väga lihtne. Jordaania tegelikult ikkagi natuke kardab neid Palestiina terroriste ja Palestiina vabastusorganisatsiooni, aga kui me räägime sellest, kui ma mõtlen selle 1 riigi lahenduse peale, siis ma mõtlen selle peale, et see lahendus on täiesti võimalik, palestiinlased täiesti võivad Jordaania alla minna, aga seal on üks lisatingimus. Nad peavad viisakalt elama hakkama. Tähendab, nad ei saa saada osaks Jordaaniast, jätkates selliseid terroristlikke vigureid, mida nad kuni praeguseni armastavad endiselt teha. Nii, ja mis veel? Meil on natuke aega või ei ole enam? Meil on tegelikult kell mõnes mõttes kukkunud, aga... Okei, ei ole midagi. Mul on järgmine saade on mul siin. Nii et teeme ära. Muide, kui mul ei ole mingi ühegi teise jutu juurde seda liitalas, ma ütlen siis siin samas ära. Mis puudutab siis islamiste ja nii edasi, siis meil on tekkinud esimest korda enam-vähem tõsine probleem Lääne-Virumaal, kus hakati tapma lambaid.
selleks, et müüa seda lambaliha islami usulistele Eestis. Ja probleem kerkis üles, ikka nagu alati mingi bürokraatia või sellega kerkis üles selles, et nendel Lääne-Viru inimestel, kes lambaid moslemitele tapsid, et neil ei olnud tapaluba. Ja neil ei olnud seda, ühesõnaga tapaluba, mis on vajalik kõigile firmadele, kes loomade tapmise ja tootmisega tegelevad. Nii et siis, kui me rääkisime juba siin praegu islamist ja nii edasi, siis ütleme niimoodi, et Lääne-Virumaa sai oma õnnetuseks esimese kolaka kätte selle lamba tapmisega, aga küll nad korda saavad ja ega selles ju midagi sellist. Jah, pealkirjad olid, et loomade rituaalne tapmine ja nii edasi, aga rituaalne tapmine on ju herr Padari ja herr Kallase allkirjaga määruses, kuidas seda teha? Jah. Igal juhul, näiteks Kristuse puhul on ju, või meil ju piiblis on ju lamba tapmine sees, eks ole, utte tall ja kõik see olemas ja see. Ja ma mäletan väga hästi, kui üks kirikuõpetaja oma nendele oma lambukestele tähendab seal ütles, et tuleb meeles pidada, et võt see lambukene ja kõik need, keda siin Kristuse ja sellega saab, et see ei ole see sama, mis šašlõkk, et see on siiski midagi muud. Ja kogudust nimetas tema ka lambukest, eks kuidagi tead. Aga ole tänatud, Igor Gräzin. Saime jälle mõneti targemaks, kes jälgis seda, muidugi üllatavad hääled on tekkinud siin õues tuppa ja nii edasi, aga ega kuskil pühakirjas pole öeldud, et nii ei tohi juhtuda. Tohib küll. Olge tänatud ka kõik, kes te olete toetanud ja toetate Nõmme raadiot selles tegevuses. Lõpetuseks nagu ikka, meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.